Tere! Täna vaatame siis väikest update'i, mis on vahepeal juhtunud. Ehk siis antud etapil on olemas selline olukord, kus töös on mitu kursust. Ja need kursused on mõeldud erinevatele tasemetele. Ühed on kutsekooli tasemed, teised on ülikooli tasemed ja kolmandad on siis lihtsalt näidiseks. Üldine lähenemine on see, et kursusel on nii teoreetilised küsimused ja teoreetiline osa koos enesetestiga kui ka praktilised osad. Siis järgmisena vaatame, kuidas meil välja näeb üks kursus, mis just hakkas. Antud kursus algas umbes septembris ja lõppes nüüd detsembris. Ehk siis kogu pikkus on umbes 32 akadeemilist tundi, millele lisandub veel natuke praktilist osa. Antud juhul me näeme siis sihukest osa, et jällegi on olemas suur pilt ees, mis näitab, milles kursus on. Lisaks sellele on siis infovahetus, kus saab õpilastele edastada teaded, mis on seotud antud kursusega. Siis see, mis on üldine, seal sees on pandud nii õpijuhis kui ka kuidas kasutada, kaasa arvatud kõik hindamiskriteeriumid. Lisaks on pandud kursuse programm, kus õpilane saab juba põhjalikult kõik läbi lugeda. Kuna see semestri lõpp moodustus selliselt, et oli vaja läbi viida distantsõpet, siis põhimõtteliselt oli läbi viidud see Moodle'i keskkonnas. Miks me ei viinud seda läbi Teamsis? See oli sellepärast, et õpilastel puudus võimalus sinna sisse logida. Muidu oleks Teamsis läbi viidud. Zoomis oli antud võimalus antud, aga kuna ei ole kasutajad, me ei saa läbi viia need 1,5-tunnised tunnid. Nii, põhimõte või ülesehitus on täpselt samasugune. Ehk siis meil on slaidid, slaidide sees on siis ülesanded. Meil on olemas tavalised, mis on tavaliselt jah-ei vastustega. Antud puhul näiteks on vaja panna mingisuguse loogilise järjekorda ja siis saada mingi vastus. On olemas ka tavaliselt Learning Appsidega tehtud mingi ülesanded, kus me saame vaadata mingisugust graafilist ülesandet. Antud ülesande siis põhimõte on lihtsalt kokku panna paarid. Kuna see ekraan on suht väike, siis see lõpetamise koht ei ole täiesti nähtav. Lisaks sellele on olemas ka videoülesanded, kus õpilane peab vaatama videot ja siis video sisse on pandud mingisugused küsimused. See kõik on tehtud Camtasia Studioga, graafilised ülesanded on tehtud Learning Appsidega ja need tavalised testid on tehtud iSpring Studioga. Ja siis põhimõtteliselt jooksevad siuksed slaidid. Siis lisaks sellele on olemas mingisugune link, ehk siis tavaline YouTube'i link, kus saab õpilane vaadata mingit teatud teema siis iseseisvalt. Lisaks sellele on pandud ka kordamisülesanded. Tavaliselt on tehtud nii, et iga enne järgmist tundi, ehk siis järgmine kord tunni alguses vaadatakse eelmised teemad korraks üle, et meelde tuletada, mis oli tehtud. Siis on olemas teemade kaupa jaotatud, siis on olemas ülesanded. Kuna üheks lähteülesandeks oli see, et kursus peab sisaldama ka praktilisi ülesandeid, see asi oli lahendatud niimoodi, et simulaatoris oli vaja tekitada mingi skeem ja siis, kui skeem oli õigesti tekitatud, siis oli vaja vastata küsimustele, mis on lisatud siia kursuse lisaks. Antud ülesande eeliseks on see, et õpilastel on võimalus ise midagi valmis ehitada ja see on sihuke vastusvariant, kus ei ole mingit vahepealset varianti. Näiteks antud puhul, kas on 1 või on 0, mingit vahepealset varianti ei ole. Kui õpilane tegi õigesti, siis paneb oma
saadud tulemuse, mis ta sai simulaatoris ja siis näeb, kas oli õigesti tehtud või mitte. Kui skeem oli valesti kokku pandud, siis põhimõtteliselt kõik vastused on valed. Aga õpilasel on alati võimalus hiljem järgi teha. Ja siis ülesanded olid jagatud mitmesse gruppi ehk siis päevade kaupa, kus õpilased said lahendada ülesandeid. Lisaks sellele kursuse lõppu oli pandud ka konspektid või siis kasutatud kirjandus, kus õpilane saab lisaks veel täiendavalt lugeda mingit infot. Hindamise poole pealt antud kursus siis moodustab hindelist kriteeriumit ja hinne pannakse siis protsendi alusel. Ja protsent on siis keskmine protsent kõikide koostatud ülesannete alusel. Mida rohkem ülesandeid, seda väiksem see iga ülesande väärtus annab. Ja siis põhiidee on selles, et sisustada need kõik nii teoreetilised kui praktilised tunnid mingi väikeste ülesannetega ja hindamine siis moodustab hilisemalt siis keskmise protsendi alusel. Õpilaste tagasiside oli pigem positiivne kui negatiivne. Ühelt poolt neile meeldis see, et hindamine oli kohene, ehk siis ei pidanud midagi ootama. Teiseks oli see, et oli nii teoreetilist osa kui ka praktilist osa. Teoreetilist osas ei olnud jällegi pikka loengut, vaid oli sammuga näiteks 20 minutit loengut ja siis 5 minutit mingi ülesande lahendamine. Ja sellise sammuga siis kogu kursus oli tehtud. Tulevikus plaaniks võib olla see, et lisaks veel mingi paar ülesannet, mis on raskemaks muudetud. Aga kuna oli 32 tundi, siis ei saanud midagi rohkem sisse panna. Üheks eeliseks on ka see, et antud kursus saab nüüd järgmine kord uuesti kasutada. Ehk siis põhimõtteliselt on kõik tehtud, kõik ülesanded on valmis ehitatud ja nüüd jääb ainult täiendamine või väike muudatus. Aga kõik on tehtud. Kui tundide arv ei muutu, siis põhimõtteliselt ükskord tehtud ja nüüd saab kasutada mitu korda. Tundide salvestamise poole pealt ühelt poolt see on hea, et on niisugune võimalus Moodle'is olemas. Teiselt poolt salvestuse ajal mitte kõik õpilased olid kohal, kui nad teadsid, et salvestused saab hiljem tagant järgi vaadata. Statistikat ei oma, kui palju neid vaadati, palju mitte, aga vähemalt see on üks võimalustest.